kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tants, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Kui sa oled Tervise Progressi kuulanud, siis sa ilmselt tead, et mul on olnud väga tugevad seljavalud ja kuidas mina nendest lahti sain või seda muutsin, oli see, et ma käisin Pilateses nagu Aamen kirikus 2 korda nädalas, kuni siis lõpuks läksin sünnitama 3 päeva pärast viimast Pilatese trenni. Mida ma ei ole jaganud, on see, et minul on väikesel kujul ka skolioos ja täna ma tahangi rääkida sellest, mis asi on Pilates, miks minu treener kutsus seda kontrolloogiaks ja mis asi on skolioos ja kuidas skolioos ja Pilates omavahel võiksid väga mõnusas suhtes olla. Nii et soovin sulle mõnusat kuulamist. Minu tänaseks saatekülaliseks on Kristiina Orlova. Kristiina ongi see kurikuulus Pilatese treener, kes päästis minu selja, kellele ma olen elu lõpuni väga-väga tänulik. Kristiina on 12 aastat olnud juba Pilatese õpetaja ja täna on ta siis spetsialiseerunud just skolioosile. Mul on ääretult hea meel, et sa oled siin. Aitäh, et sa tulid. Aitäh, nii lahe, et sa kutsusid. Sina oled, Kristiina, tegelenud terve elu oma kehaga, ütleme niimoodi, sellepärast, et sa olid ju tantsija ja nüüd sa oled olnud 12 aastat Pilatese treener. Milline on olnud sinu suhe sinu kehaga ja kuidas võib-olla siis Pilatese sinu ellutulek on seda mõjutanud või muutnud? Minu suhe minu kehaga, ma arvan, on hästi tüüpiline tänapäeval naisterahvale, kes on selliste igasuguste mõjutuste, sotsiaalsete mõjutuste all, et ikkagi olen, ütleme, osaliselt võib-olla häbenenud mingisuguseid ebatäiuslikkusi oma kehas, aga kuidas Pilates minu ellu tuli, olid ka paraku seljavalud, nii et olingi tantsija ja tantsimise lõpetasin ära ja juhuslikult sattusin Pilatesesse, sellest oli kohe abi, nii et ma tajusin kohe, et nii palju, kui ma neid harjutusi teen, isegi kodus YouTube'i videote või mingite suvaliste DVD-de järgi, siis alati oli mul hea olla ja kui jäi pikem vahe sisse, siis olid jälle need probleemid tagasi, nii et tol ajal, kui ma alustasin, siis ma kindlasti veel Pilatesest nii detailselt teadlik ei olnud, aga ma lihtsalt tundsin, et see aitas mind. Ma mäletan nii hästi seda, et ma ju olin ennem sinu juurde jõudmist päris palju käinud, ka niimoodi ju spordiklubides, Pilateses ja siis, kui ma lõpuks on ju elu ikkagist viskas mind rämedasse auku mu seljavaluga, et ma ei saanud enam sealt püsti, et siis ma mõtlesin, okei, et ma siis võtan selle asja kätte ja siis ma veel kuidagi, ma mäletan seda, et Facebookis juhuslikult nägin, et minu töökoha lähedal on stuudio ja siis avatakse mingi grupp ja see on nii väike ja sinna võetakse mõni inimene ja siis mul oli niimoodi appi, ma jään sellest ilma ja siis ma kohe reageerisin ja siis ma kohe committisin ja ma mäletan seda, et tegelikult kokku ma vist käisin sinu juures 2 aastat äkki niimoodi hästi tihedalt, et see oli nii huvitav avastus mulle enda jaoks iga kord seal, eriti algusperioodil selles tunnis, et kuivõrd sügavuti on võimalik oma keha tunda, kui sa keskendud. Just. Ja siis sina kogu aeg, nagu ma intros ütlesin ka, ja sa kutsusid, ma nägin sinu kanalites, et sa kutsusid seda kontrolloogiaks. Ja kuna ma olin seda kohe alguses märganud, siis sinu tundides ma lihtsalt panin seda rohkem tähele, et mis asja on ju, mis värk selle kontrolloogiaga on. Ja ma tegelikult sain sellest päris kiiresti aru ja lõpuni välja see pani mind imestama, kui palju on võimalik samu harjutusi tehes kontrolli nagu omades või nagu kontrolli suunates teatud mingitesse lihastesse, hingamisse ja nii edasi
teha need harjutused raskemaks ja tõhusamaks. Miks sina, aga räägi ikkagist oma võib-olla see lahti, et miks sa seda hästi nagu rõhutad, et Pilates on kontrolloogia sinu jaoks? Ma arvan, et ma täna kasutan neid sõnu nagu sünonüümidena enam-vähem nii nagu tuleb, aga kontrolloogia, miks see ei ole kindlasti minu välja mõeldud sõna, et Joseph Pilates, kes on selle Pilatese süsteemi autor ja looja, et tema oma eluajal seda Pilateseks ei kutsunudki, tema nimetaski seda kontrolloogiaks, aga hiljem on ilmselt suupärasemaks jäänud ja on hakatud nagu käibel kasutama rohkem seda Pilatese sõna. Minu jaoks sellegipoolest ja eriti täna, kui Pilates on väga populaarseks saanud, siis mulle meeldib hästi tagasi tulla selle nagu juure ja selle klassikalise süsteemi juurde, nii et osaliselt see Pilatese termin on läinud selliselt natukene nagu lappama ja aetakse joogaga tihti sassi, nii et kontrolloogia on see algne meetod ja kindlasti ta on hästi spetsiifiline, hästi individuaalne, nii et ta on midagi, ma ei taha absoluutselt öelda midagi vastandada või öelda midagi, miski on halb või hea, aga kunagises, ütleme, originaalses klassikalises Pilatese stuudios ei olnud 20 reformerit reas ja ei tehtud rühmatunde, et isegi too tund, kus sina käisid, oli 4 inimest, see oli väga, väga keeruline hallata, et püüda ikkagi seal anda igale inimesele nii palju individuaalsust, kui see süsteem võimaldab ja kui palju inimene vajab tegelikult. Kui sa peaksid lahti seletama inimesele, mis see Pilates siis tegelikult on, sest võib-olla tema ongi käinud ainult on ja kuskil MyFitnessi rühmatunnis, kus on 35 inimest on ja kus keegi tegelikult ei vaata, mis sa teed või siis need uued popid 20 reformeriga, reformer on siis Pilatese masin on ju, et kuidas sa siis selgitaksid inimesele, mis tegelikult on see ilu selle Pilatese taga ja mis teda eristab tegelikult teistest treeningstiilidest? Ma arvan, et spordiklubid seal hulgas kõik isegi igasugu nimesid nimetamata, nad kindlasti teevad ka Pilatest, et seal kuni nad kasutavad Pilatese põhimõtteid, mida on 6, mis on üldiselt sellised hästi spetsiifilised, nii kaua nad võivad küll teha Pilatest täiesti vabalt ja inimestele meeldib see ja saalid on täis, nagu ma kuulen. Aga trenn on ikka hea, on ju, aga seal on erinevus. Ja, aga ütleme niimoodi, et inimkeha, nii palju kui on inimesi, on erinevaid inimkehasid, nii et nad tegelikult vajavad väga spetsiifilisi asju ja suures rühmatunnis tegelikult ei anna rakendada kogu seda süsteemi selliselt. Nii et Pilates siis süsteemina hõlmab päris suurt hulka erinevaid seadmeid, mis on kõik loodud selleks, et inimest aidata, tugevaks teha, nõrku kohti tugevamaks, tugevamaid kohti või mitte otseselt nõrgemaks, aga et saada keha tasakaalu. Et kui paljud tulevad tegelikult minu juurde ilma väga palju oma kehast teadmata, nad juba ütlevad, et mul on üks külg tugevam ja mingi lihas kusagilt on tugevam ja teine nõrgem. Et tegelikult selline puhas Pilates võtab selle jälje nii-öelda üles ja leiab erinevaid harjutusi erinevatel seadmetel, millega siis selle probleemiga tegeleda. Kui see probleem saab lahendatud, tegelikult tihti koorub välja mingisugune teine asi. Nii et jah, ta on, ma ütleks, kui ma tulen tagasi su küsimuse juurde, kus ma juba eemale kaldusin, siis ta on sellegipoolest treeningssüsteem, kuigi ma arvan, et tema erilisus peitub selles individuaalsuses ja nendes võimalustes, mis ta pakub ka erinevate, ütleme, konditsioonidega, vigastuste, haigustega inimesele enda tugevana hoidmiseks. Jah, nii huvitav, kui sa sellest rääkima hakkasid, siis mul kohe tuli meelde, et vahetult ennem, kui ma siis sinu juurde tulin, siis ma käisin Pilatese rühmatrennis ja mul hakkas seal selg tunni ajal hullult valutama ja see läks järjest hullemaks. Ja samas mul tuli meelde see kord, ma ei mäleta, kas mul siis ennem sinu juurde tulekut juba selg valutas või siis seal sinu trennis mul midagi seljaga juhtus ja sa koheselt andsid mulle mingid harjutused,
kuigi mul oli see hirm vaata juba kehas nii suur on ju, sest kui sa oled seda seljavalu sellisel kujul tundnud, nagu ma sellel ajal tundsin, sa juba eos ju kardad on ju, et see lähebki järjest hullemaks ja sa ei saa sellest välja. Ja ma nii mäletan seda hetke, kus sa nagu oligi täpselt see individuaalsus tuli nii mängu, kus sa seal koha peal põhimõtteliselt tegid, mis mina sellel hetkel arvasin, et ei ole võimalik, et õigesti või üldse liigutades mul on võimalik sellest seljavalust välja tulla. Ja kindlasti ma ütleks, et mingit maagiat seal ei ole, et seal on täiesti inimese füsioloogia ja anatoomia lihtsalt mängus, et selle põhjal käibki. Aga üleüldiselt ka, kui ma mõtlen su treenidele, siis et seda isegi, ma ütlengi, et isegi kui tegid samad harjutust, siis ei olnud kunagi igav, sest seda alati tulid ja sättisid mingi millimeetri umbes mul puusa nagu allapoole, siis mul oli jälle nii raske või siis tegelikult oligi, sul oli seal nii palju erinevaid vahendeid ja see kogu aeg oli seda uudsust on ju ka, et ei olnud alati nagu need mingi 10 põhipilates harjutust on ju, aga jah, et ma olen hästi nõus, et see individuaalsus seal on nii ägedalt ja nii oluline, et ei pea olema alati nagu vigastus selle jaoks, kuigi see on ülihea nagu muidugi selle jaoks ka, aga just see ka, et kui sa lihtsalt oledki, mul samamoodi, mul on ma toetun kogu aeg ainult vasakule küljele on ju, ja mul keha asend on selline on ju, ja siis kui ma ju trenni teen, ikka ilmselgelt ma ju ka kasutan ühte poolt siis rohkem, et kuidas seda teist poolt tugevamaks teha on ju. Tulles tagasi selle sõna kontrolloogia juurde, siis ma mõtlesin selle peale ja see on nii huvitav, et mina ju oma töös tegelen kogu aeg sellega, et kuidas aidata klientidel saada sellest kaitsvast mustrist või sellest nii-öelda traumamustrist lahti, kus kõike peab kontrollima elus on ju, et oleks rohkem sellist usaldust ja seda poolt, et aga miks on füüsilise keha vaates see kontroll oluline? Hästi kihvt küsimus ja praegu ma just panin tähele, et sa kasutasid seda sõna usaldus ka seal juures, et ma ütleks, et füüsilise keha puhul just kontroll loob selle usalduse. Et paraku jah, meil nendes sundasendites, mis me tänapäeval oleme ja mitte ka sunnitud, vaid need sellised lõdvad ja laisad asendid, milles me oleme, et see kaotab kehalt hästi suure hulga sellist kontrolli ära, et siis me olemegi saamatud oma kehaga, et me lihtsalt ei suuda ootamatutes olukordades reageerida. Et minu jaoks, mida ma tihti oma klientidele ka juba nagu ette räägin, kui tuleb libehooaeg, et me tahame tegelikult mitte pidevalt sellele mõelda, aga olla valmis, et kui mul see jalg alt läheb ja näiteks mul on, ma ei tea, olgu mul siis midagi käes või mitte käes, aga et ma suudan ennast tegelikult püsti jätta selles olukorras, olles just võib-olla astunud välja stuudiost, kust ma oma lihastele täpselt sellist väljakutset tekitasin, et panin ennast sellisesse ebatasakaalu olukorda ja treenisin ennast selliselt, et ma saaksin usaldada erinevates elusituatsioonides oma keha. Ja mul ka kuidagi tekkis kohe, see usalduse sõna on nagu nii mitmetasandiline tegelikult, sest iseenda kogemusele mõeldes, siis sa hakkad seal trennis, kuna on hästi spetsiifiline fookus erinevatele pisikestele lihastele ja mingitele pisikestele liigutustele ja kehaasendite muutmisele ja selle kontrollimisele, et sa teed siis nagu seda harjutust täpselt niimoodi, et see keha on täpselt hästi nii paigas, siis see keha tajumine lihtsalt iga trenniga kogu aeg süveneb ja siis on ka see, et kuna sa mingi hetk avastadki, et sa elad niimoodi, et sa tegelikult tajud kogu aeg oma keha mingil tasandil ikkagi nagu rohkem, kui sa ennem tegid, on ju, et see juba iseenesest ju ka kasvatab usaldust selle osas, et kui võimekus su keha on ja kui palju sul tegelikult siin on kõike selliseid. Ja lisaks veel Pilates on algusest peale olnud hästi eluline, et selle süsteemi looja ka selleks, et neid harjutusi välja töötada, jälgis elusloodust väga palju, jälgis loomi oma sellises naturaalses elupaigas ja jälgis ka lapsi, et need liigutused, mis meil tegelikult on kaasa antud ja mis on hästi loomulikud, et kuidas neid tagasi tuua inimese kehasse, et just, et sa ei käi seal treeningsaalis neid harjutusi ideaalselt tegemas, vaid tegelikult mõtle alati, kuidas sa nendest harjutustest saad midagi elulist ja mis näiteks sinu elus on, isegi kui sa teed mingit muud sporti, või on sul väiksed lapsed, keda on vaja aeg-ajalt tõsta ja kukile võtta, et kuidas siis oma keha nagu ka usaldada.
ma muidugi, sa kindlasti ei mäleta seda, aga lihtsalt huvitav oleks teada, et kui mina istusin ikkagi või tulin sul stuudiosse sisse ja inimene, kes oli ülikaugel oma kehast, et kuidagi mul oli sellel hetkel ma võin öelda, et mul oli ikkagist väga nõrk ühendus oma kehaga. Sa kindlasti ju tajud seda, kui klientidel see on ju, et lihtsalt huvitav oleks kuulata, kuidas on see kogemus nagu treenerina või õpetajana siis olla seal ja proovida hakata sellisele inimesele, kes on nii kaugel oma keha tunnetama õppimist nagu, et jaga seda nagu poolt, et kuidas see käib, kuidas sa sellele lähened, kas on mingid case'id, kus inimesed on nii, et kahe tunniga nad mõtlevad, see on jumala mõttetu nagu trenn ja siis lähevadki minema, on ju, et nad ei jõuagi selleni. Jah, et ma ütleks, et kõik algab sellest kehakeelest, et kui inimene minu juurde tuleb, et siis ma ju jälgin kohe, missuguse kehahoiakuga tuleb, see ei tähenda seda, et ma käin mööda tänavat ja hindan kõiki inimesi niimoodi, et ja oma sõpru ja vanemaid ja kindlasti mitte. Aga et ikkagi on mingisugune teatav vilumus on tekkinud inimesi näha ja sa vaatad, kuidas ta selle jope ära võtab ja kas ta on kohmakas, kas ta on tasakaalus, kas ta on hästi, asjad tulevad lihtsasti välja või mitte, et sealt tekivad sellised, ütleks minu jaoks sellised alateadlikud mõtted kohe, et mis me selle inimesega võiks teha. Ja edasi on ka, mina tajun, et mul on päris palju sellist intuitiivsust on arenenud edasi. Et kunagi oli rohkem selline, et mis reeglid, et kui on see, et siis võiks teha seda, et kindlasti mul seda ka ja ma seda poolt ka arendan alati, et sealt see intuitiivsus saabki edasi tulla. Et siis ma ikkagi lähtudes sellistest põhimõtetest, et isegi kui inimene on väga kohmakas ja tunned, et ta on hästi kaugel oma kehas, siis kui sa sellise inimese paned sellili mati peale, ma arvan, et see on sulle natukene selle võrra tuttav, et ka see kehakeel ja see närvisüsteem rahuneb, sellepärast just, et inimene äkitselt nagu pikali, miks me ka pikali olles puhkame ja miks me magame pikali olles, sest seal on meil kõige lihtsam olla. Et pannes selle inimese sellili mati peale, et tegelikult juba hakkavad nagu mõningad asjad toimima kehas ja siis me hakkame vaatama, kuidas ta oma jäsemeid kontrollida suudab, et kuidas ta jagab ära selle, et jalad on raskemad kui käed ja kõik nii edasi, et sellised väiksed nüansid. Aga mis mulle hästi meeldib ja mis nagu sellist rahu hästi pakub, on see, et üks liikumisgeenius on kunagi selle süsteemi juba välja mõelnud ja väga palju on võimalik seda usaldada ja teha basic harjutusi, sealt saada nagu esimesed sellised nagu järeldused teha inimese kohta. Ma mõtlen sellel ajal, mina isiklikult olin ju nii, et mul nagu alati meeldinud tantsida ja nagu kõik lihtsalt asjad, mida ma tegin, olid hästi sellised ka intuitiivsed on ju, lihtsalt nagu liigutada oma keha nii, nagu sa tahad seda liigutada ja siis ja kuidagi, aga lihtsalt see, kui sina hakkasid mulle seal ütlema, läksin sinna mati peale ja siis sa ütled mulle, et ma ei tea, tooma tähelepanu siia mingisse kohta ja siis saad aru nagu, et seda on raske teha, sest sa pole kunagi viinud oma tähelepanu kuhugi, mis ei valuta. Just. On ju? Et see oli nagu hästi huvitav nagu niimoodi tagant sellele mõeldes, et kuidas siis nagu lihtsalt iga trenni haaval sa nagu kuidagi lihtsalt vaatasid oma keha rohkem ilma valuta. Et see oli nagu lahe. Sa ennem juba korra ütlesid, et joogat ja pilates taetakse hästi palju sassi ja joogat pigem ju nähakse ka sellise nagu mitte ainult füüsise toetamisel, vaid ongi närvisüsteemi ja vaimse tervise toetamisel. Kuidas sa seal näiteks pilatest, kui inimene mõtleb, et kas on, et kui ma lähen jooksma, siis ma olen nii nagu tugevas, intensiivses mingisuguses protsessis, et siis mul nagu pea nagu selgineb on ju, või siis joogas on see hingamise pool nagu see, millest hästi palju räägitakse. Et kuidas sa seda maailma nagu kuidagi võrdleksid? Ma arvan, et ma võtaks kohe, ütleme, klientide kogemuse selles osas, et peaaegu eranditult igaüks ütleb seda, et oi, näed, et nüüd ma tunniks ajaks sain nagu kõik oma mõtted kuhugi ukse taha jätta, et just me liigume hästi palju ja me keskendume
sellele liikumisele. Nii et isegi inimesed, kellel on raske mediteerida näiteks kohal olla, siis ta on äkitselt sunnitud nagu vaatama, mis see jalg teeb, mis see käsi teeb ja siis ta ütleb mulle veel seda ja seda ja seda, et ma ütleks, et ma ei jäta inimesele aega väga millegi muuga tegeleda. Kuigi sellegipoolest on seda, et ütleme peale tööpäeva lõppu inimesed, kes tulevad, jällegi natuke on kehakeelest näha, et nende nagu mõte uitab alles kusagil, nad juba teavad ka neid harjutusi, nad ei ole tegelikult väga kohal seal. Et vaat siis ongi see, et siis ma tulen ja panen selle 1 millimeetri või sätin neid kuidagi või ütlen midagi sellist uut või midagi üllatavat, et siis on vaatad, inimene on nagu täitsa kohal ja ta on jälle pärast on nagu nii tänulik, et näed, ma andsin selle tunni jälle iseendale, ma parandasin iseennast ja täiendasin iseennast ja nüüd ma olen nagu ka oma pere ja kõikide teiste jaoks nagu parem inimene, et ma arvan, et seal ma arvan, et see vaimsuse pool ei ole sama, ta ei ole võrreldav sellise iidse praktikaga nagu on jooga, sest Pilates on väga kaasaegne, alles eelmisele sajandi lõpust pärit, nii et me oleme pigem nagu hästi elulised ja kohal ja keskendume, mitte et seda joogast ei toimuks. Mis meditatsiooni ju üks peamine fookus ongi see, et sa oleksid kohal, on ju. Just. Et siis ongi, sa oled oma kehas kohal. Aga vaata, kui raske on olla kehas kohal, kui sa tegelikult ei liiguta. Aga kui sa liigutad ja sa pead mõtlema, kuhu mida oma kehas asetada ja kui sul on mingi masin veel ja mingi vedru, mis sulle täie jõuga vastu võitleb, siis on see natuke teine tunne, on ju. Sa paar aastat tagasi otsustasid spetsialiseeruda skolioosile. Esiteks, mis on skolioos ja mis sind sinna poole tõmbas? Ma alustan teisest. Et ma arvan, et see teema nii-öelda ujus minu juurde ise väga suuresti ja ütleme niimoodi, et skolioosiga inimesed hakkasid tulema minu juurde ja ma ei osanud nendega hästi alguses midagi teha. Valetad. Et jällegi tore on see, et nagu sa mainisid, et sul endal on väike skolioos, siis minu teekond tegelikult on ka alanud skolioosist. Et peale seda, kui mul tantsides tekkisid seljavalud, siis ma arvan, et ilma röntgenita, aga üks spetsialist diagnoosis minul skolioosi ja tol ajal oli see lihtsalt mingisugune keeruline sõna, mul on mingisugune asi, aga ma ei pööranud sellele väga tähelepanu. Skolioos, kui sa küsid, mis ta on selja siis külgsuunaline sellised viltused asendid. Et kui sa vaatad inimest selja tagant, siis ei ole mitte sirgejoon, see selgroog, vaid on sellised kas C-tähekujuline või S-tähekujuline. Ja seal on väga palju just seda ebatasakaalu, et on ühed küljed, mis on tugevamad, teised nõrgemad. Ja miks ma sellele nagu siis spetsialiseeruma hakkasin, et ma kindlasti olen ise sellest väga palju abi saanud ja ma näen, et Pilates on ideaalne vahend sellisel puhul just, et paljud kliendid täna mulle on ka öelnud, et nad mitte kusagile mujale ei ole julgenud oma seljakonditsiooniga minna, kui see on ka väga tõsine. Ja võib-olla ka väga hästi teadmata, kas Pilates neid aidata saab, aga neil on mingisugune eelaimdus selles osas. Sest meie aparaadid, millega me teeme, võib-olla see aparaadid sõna kõlab nagu kuidagi väga siukselt tehniliselt, aga et need vahendid, mida me kasutame, need hästi palju soodustavad sümmeetriat. Nii et ma samastun nende inimestega väga palju, sellepärast et ma tajun oma kehas ebatasasusi ja ma äkitselt nagu sain aru, et läbi enda kogemuse mul on nii palju võimalik neid aidata ja mulle vähemalt tundub, et neil ei ole väga kuhugi minna mujale ja nad tihti kardavad liigutada valesti, sest skolioosiga võivad kaasneda suured valud, ei pruugi. Nii et minu enda skolioosi võib-olla väga lühike kokkuvõte ongi see, et nüüd tagasi vaadates, kui ma natuke targem olen sellel teemal, siis mul pidi olema see funktsionaalne siis versioon sellest, mida on võimalik tagasi sirgu tõmmata. Ja Pilates on imehea vahend selle jaoks. Aga need, kellel on strukturaalne versioon, kus juba luud on muutnud kuju,
siis öeldakse, et seda enam nagu sirgemaks ei saa, aga on võimalik väga palju elukvaliteeti parandada. Nii et võivad igasugused valud kaduda ja noh, täpselt need pilatese harjutusi saab väga suurel määral kasutada, nii et need inimesed ei pea tundma, et nemad ei saa teha harjutusi ja nad ei saa selliseid uhkeid liigutusi teha, nagu kusagilt Instagramist nad vaatavad, et inimesed nii ägedalt liiguvad ja oskavad võimelda, nii et me teeme nendega väga ägedaid asju. Mul on ilmselt siis ka funktsionaalne, on ju? No, ma ei mäleta. Mul on hästi väike ikkagist nagu selles mõttes. No väike ei pruugi tähendada. Funktsionaalne on see, mis on sul mingisugusest kas sundasendist või mingist traumast tekkinud või midagi sellist, aga seal on teatavad harjutused, millega on võimalik näha, kas see harjutuse käigus läheb see skolioos justkui ära või mitte. Kui ta, ütleme, küljepainutusel jääb samasuguseks kujult, nagu ta oli alguses, siis on ta ikkagi juba strukturaalne. Pean uuesti seda trenni tulema. Ja, vaatame üle. Huvitav jah, vaata, sa ütlesid, et sa lihtsalt kuulsid seda sõna skolioos ja siis lihtsalt nagu et arst ütles sulle ja siis oli lihtsalt mingi termin. Mul on suht sama ja ma praegu hakkan mõtlema, et ma tegelikult isegi ei tea, miks mul see on. Et millest skolioos võib tekkida? Öeldakse, väga suur protsent juhtumitest on nii-öelda teadmata, et arstid ei oska sinna nagu mingisugust selgitust panna, aga mis sa selle selgitusega ikka teed. Et üldiselt tihti kuidagi arvatakse või näiteks vanemad arvavad, kui nendel lastel on skolioos tekkinud, et ta kandis seda rasket kotti ühel õlal nii kaua ja appi, miks ma küll lasin tal mingit sellist asja, teist asja teha, et tegelikult seal ei ole mitte midagi, mingit seost ei ole sellel, et kõige suurem selline teadaolev põhjus ja kuna ma veel ei ole väga suur ekspert, siis kui on veel mingeid suuremaid põhjuseid, siis loomulikult ma olen kõigega nõus, aga et üks selline juurde viiv tegur on see, kui teismelised teismeeas kasvavad hästi kiiresti. Et ütleme, kellel on vanemad hästi pikad ja siis nad teismeeas hakkavad viskama seda pikkust niimoodi, et luud muudkui kasvavad, aga lihased ei jõua järgi. Ja siis need lihased tõmbavad neid luid niimoodi sellisesse asendisse, kus lihasel võtab aega, et sinna nagu juurde kasvada. Aga siis, kuna me samal ajal kasutame oma keha, siis need ebatasasused juba võivad sealt tekkida. Ja loomulikult hüpermobiilsus, et hüpermobiilsusega juba seostuvad. Öeldud on ka, et need, kes balleti ja võimlemisega tegelevad väga varases eas, et nendel on tegelikult ongi väga suur võimalus või väga suur tõenäosus skolioosi kogeda oma elus, aga samas teisest küljest jällegi öeldakse, et väga paljud hüpermobiilsed lapsed pannaksegi balleti ja iluvõimlemisega tegelema. Nii et sealt tuleb ja tantsijatel ka ikkagi palju. Miks tantsijatel tuleb? Ka jälle see, et ma arvan, et miks minulgi tuli, et see on see kõige tõsisem kasvamise aeg. Sundasendis. Just, ja eelteismelisena ka veel, et niimoodi, et sa oled sundasendis pidevalt, sa treenid kogu aeg ühte asendit, kogu aeg ühte poolt tugevamaks. Mitte üldine tants, vaid ikkagi siis nii-öelda see võistlustants? No võistlustants on üks väga suur osa, aga ikkagi ma polegi selle peale niimoodi mõelnud. Sest võistlustantsus sa oled ju täitsa nagu kontrollitud ühes asendis, on ju. Siis kui näiteks teismeline kasvab hästi kiiresti, siis mida saab teha, on siis lihtsalt teadlikult sellel ajal tugevdada lihaseid, et lihas tuleks kaasa selle kasvuga ja ei hakkaks seda selgroogu siis tõmbama. Ja täpselt öeldaksegi, et sealt ei pruugi skolioosi tulla, aga kui laps on aktiivne, siis on väga palju väiksem tõenäosus, et tal tekib see skolioos. Et laps, kui ta terve oma kasvamise ea on selliselt mõõdukalt või normaalselt lapsele iseloomulikult aktiivne ja sportlik ja liikuv, siis on kõik need, konditsioon on igatepidi parem ja väiksem võimalus. Palju sa sellest hüpermobiilsusest tead, sest ma praegu tundus siuke, et ma tahaks sellest täitsa eraldi saate teha, sest tegelikult, et lihtsalt, et võib-olla, mis see on ju, aga ma lihtsalt olen kuulnud nii paljusid asju, mida see hüpermobiilsus tegelikult mõjutab, millest minu arust ei räägita üldse, on ju, et et võib-olla lihtsalt, et selgita lahti, mis see hüpermobiilsus üldse on. Siin on kindlasti paremaid eksperte kui mina, kes sellest räägiksid, aga lihtsalt minu nägemus on see, et see on ikkagi
inimesega kaasa sündinud nähtus, kus liigesed siis painduvad üle nende normaalse liikumisulatuse ja hästi lihtsasti, kui sa näed, ütleme, inimene on plankasendis, ütleme, ja küünarnukid on juba tagurpidi, et ta paneb sinna raskuse ja siis ta lihtsalt teadmatusest laseb selle liigese nagu tagurpidi või siis põlved on teine asi. Või need, kes niimoodi sõrmi hästi tahapoole saavad hästi palju venitada ja pöidlaid niimoodi, et nendel on küll, võib tunduda tänapäeva sellise kange inimesega võrreldes, et küll sa oled hästi liikuv, aga neil on omad ohud, et nad tihti ei oska sinna liigesesse seda tugevust nii palju luua, et seda turvalisena hoida. Et neil on neid liigeste äratõmbamisi hästi palju rohkem kui tavapärastel jäikadel inimestel, kes sinna kunagi ei küündi sellesse kohta. Milliseid mustreid sa skolioosi puhul näed, et inimesed peamiselt sellise kompensatoorse meetodina siis kasutavad või mis on need asjad, mis siis tegelikult üldiselt, kui saab üldse niimoodi laiendada, et miks see probleem on siis, kui näiteks mul on skolioos, mul otseselt ei ole näiteks nii tugev, et mul on seljavalud, et aga miks ma üldse selle peale siis mõtlema peaksin? Ei peagi. Nii kaua, kuni sul ei ole mingeid valusid, siis ma isegi vaatan trennis ka, mina ise juba näen, et on midagi, aga kuna inimene ei ole mitte kunagi mulle öelnud, isegi niisama tavalist seljavalu ei ole kurtnud, siis tegelikult me teeme ikkagi nii-öelda üldfüüsilist temaga. Aga need kompensatoorsed mehhanismid on jah ikkagi see, et keha ei tööta oma, ütleme, mehaanilise efektiivsuse sellises parimas vahemikus, kui üks pool midagi rohkem teeb kui teine. Et me oleme ikkagi loodud tegelikult sümmeetrilisena, kuigi ma ütlen siin sulgudes ka ära, et ma peaaegu polegi elus ühtegi sümmeetrilist inimest näinud, siis ütleme, väga keerulistel juhtudel skolioosi puhul on see, et kui see, ütleme, üks kere pool on niivõrd sisse vajunud, siis ta hakkab hingamist takistama ja ta hakkab südametööd takistama. Vaat sellistel juhtudel on üsna tark mõte kindlasti siiski veel kaaluda, aga teha operatsioon seljale. Et kui see keha selline sellisest tavaasendist väga kaugele väljaminek tekitab elamist raskendavaid või ütleme organite funktsioone, selliseid raskendavaid juhtumeid, siis on ikkagi, siis need inimesed ikkagi teavad, et neil on skolioos ja et see on sellest tingitud. Kui ma mõtlen enda peale näiteks on ju, et see, et ma pigem nagu kasutan kogu aeg vasakut külge, millele ma siis toetun. Ja kui ma seisan ka, siis nüüd mul on väga selgelt tehtud pildid minust eest ja tagant ja külje pealt ja siis ma tõesti seisan nagu vildakalt, on ju. Et milleni see välja võib viia siis, kui ma tegelikult ei tegele sellega? Ta viib välja selleni, et võib viia, ei pruugi viia, aga ütleme sellised põlveliigeste kulumised ühelt poolt puusaliiges, need tänapäeval on see hästi levinud, on juba need vahetusoperatsioonid, et jällegi inimene on loodud tegelikult käima kahel jalal võrdselt, et seal on selline tööjaotus kahe jala vahel. Kui sa kogu aeg ühe jala peal seisad, sa tegelikult seda jalga kulutad rohkem. Kui teist jalga, siis teine jalg on sul võib-olla hästi liikuv jällegi, et ütleme, kui sa harjutusi teed, sa võid avastada, et see jalg, mille peal sa seisad, on jäigem, ta ei veni nii hästi, aga samas on ta tugev, et oleneb, mis talle siis antakse ülesandeks, mida ta tegema peab. Aga teine jalg on kuidagi hästi selline liikuv ja hästi lahtine ja selline tundub nagu selline tegija, vaata, et see nagu kuidagi see raskem jalg on nagu, tundub, et see on sinu probleem. Tegelikult on tema, teeb suurem osa sinu tööst ära ja inimese keha on niivõrd süsteem, et isegi see, kui sul on lõualuud viltu, võib mõjutada seda, kuidas sa oma taldadel seisad või vastupidi. Kui seisad ühe talla peal rohkem kui teise peal, siis võib kogu see nagu läbi terve keha tulla ülesse ja ongi siis lõualuude viltusest asendist juba on nii palju erinevaid probleeme ja närviprobleeme ja muid asju tekitatud, nii et kõige parem oleks ikkagi, kui me oleme võrdselt tasakaalus ja tavaelus seda üldiselt ikkagi millimeetri pealt peaaegu kunagi ei ole.
üks teooria, mis ma arvan, et miks ma seisan niimoodi, on, et äkki mul on see skolioosist. Teine on see, et kui ma lähen spirituaalsesse poolde, siis ma vaatan, et okei, nagu, et parem pool on nagu isa pool ja välismaailm ja vasak pool on nagu ema pool ja sisemaailm, et siis ma olen nagu harjunud iseendale kogu aeg nagu olema toetuma, on ju. Ja see nagu mul neid teooriaid on erinevaid, aga põhimõtteliselt skolioosi puhul ikkagist, see ikkagist ju hakkab mõjutama seda, on ju, kuidas sa seisad, kuidas su kehal on mõnusam ja lihtsam mingit, sest ma tean, minul ongi vist paremale poole see natukene see jõnks, et siis kas on loogiline, et ma siis nagu hoian vasakule poole või? Kas seal on mingi loogika taga? Niimoodi võib-olla nii lihtsasti ei saa seda järeldada, et seal peaks nagu tervet selga vaatama, aga see, et kui su põhijõnks on paremale poole, see on hästi tavaline. Nii et aga jah, sealt oleneb, mitu jõnksu, ütleme, sul seljas on. Kui sul on ütleme, minu selles Pilatese teoorias jagatakse, kas on 3 või 4 ja siis nendest tuleb nagu natukene see, et kui sul on 3, siis on tavaliselt on siis alati ühe kindla jala peal raskus, olenevalt selle, kuhu poole sul see kaar on. Ja kui on 4, siis on tavaliselt teise jala peal see raskus, nii et seal on ka, et keha on olnud jälle ülimalt tark, et selle välja mõelnud, kuidas sina saaksid tegelikult lihtsalt püsti seista ja oma päeva hommikust õhtuni veeta ilusti ära. Jah, sest vanasti ma mäletan ainukene asi, mis siis kui olid hästi pikad laienevad püksid, on ju, siis alati vasak pool oli ära nagu, vaata läks katki sealt alt äärest ja nagu see oli ainuke nagu mure, mis mu elus oli nagu sellega. Nii head indikaatorid ja teine asi on need jalanõud. Et sa võid vaadata oma jalanõusid, kust nad kuluvad või siis kui sa kõnnid tänaval, vaata enda ees olevaid inimesi, kuidas nad kõnnivad, et neil väga tihti on just üks jalg on kuidagi külje peale niimoodi nagu kaldu ära kulunud, et see on juba suur indikaator sellest, et kehas on mingid päris korralikud ebatasasused. Kas see varba juures olev see konks on ka kuidagi seotud sellega või? Mina ei seostaks seda, et ta võib olla ka sellepärast, et sa oled ühele jalale rohkem raskust pannud, aga ma ütleks, et ka ilma skolioosita inimestel on väga palju see ja see on ka suuresti hoopis jalanõudest tingitud. Aga skolioosist, ma tegelikult tean sellest maailmast nii vähe, ma tean, et sina oled täitsa süvaõpingu nagu seal läbinud või läbid endiselt, on ju, et mis on veel, kui inimene, kes kuulab, on ju, tal on skolioos ja tal on võib-olla just nagu sellest väiksemast skoliosist oleme nagu natuke rääkinud, aga kui tõesti on nagu selline tõsisem ja tekitab igapäevaseid ikkagist vaeguseid või aeg-ajalt ikkagist seljavalusid, mis on oluline, et ta teaks? Ja, too nüüd oma 2 aasta õpingud või 3 või ma ei tea, kui kaua sa selle õpid, too nüüd palun 10 minutis. Kõigepealt ma ütleks võib-olla seda, et need ei ole alati seotud, et kellel on need kurvid on nagu suured, et nendel on kindlasti suured seljavalud. Teinekord on vastupidi. Sa vaatad inimesele peale, mõtled appi, kui valus tal võib olla, ta ütleb, et ei, aga mul ei ole midagi. Ja siis on jällegi väikse skolioosiga, nagu sinul on ja võib olla pidevad seljavalud ja kogu aeg, kuna see skolioos on nii väike, siis sa ei oska nagu otseselt seostada, et see sealt üldse võiks tulla. Nii et need asjad päris alati niimoodi ei ole. Aga ütleme, et nagu üle keskmise teadlik peaksid sa kogu aeg oma kehast olema. Et jällegi ma ka skolioosi klientidele ütlen, et palun ära üle pinguta. Kunagi ei tähenda see seda, et sa pead hommikust õhtuni hakkama mõtlema, kus mul mingisugune kehaosa asetseb ja kogu aeg nagu sättima ennast, et see ei vii kindlasti mingi hea tulemuseni. Aga võib-olla, ma ei tea, mis mul nagu peas ketrab praegu, et mida nagu kõige esimesena soovitada igasugused sirutused. Et kui me käsitleme selgroogu nagu vedrut, siis skolioosi selg on see siis selline kokku surutud vedru. Ja kohe, kui sa mõtled vedru peale, sa hakkad teda tirima lahti ülemist ja alumist otsa üksteisest eemale, siis juba need vedrurõngad lähevad natuke sirgemaks ja natukene. Et selles osas on meil, hästi tihti alustan tundi erinevate selliste sirutusharjutustega pluss rippumised. Et rippumisega ka kindlasti ei tasu hulluks minna, ei tasu mõelda, et vaata seal saates öeldi, et rippumine on hea, et ma nüüd lähen ripun 10 minutit kusagil. Jällegi on vaja hästi teadlik olla, kuidas on sinule õige rippumine, võib-olla alusta hästi nagu lihtsasti, hästi lühikesest ajast. Et on võimalik ka niimoodi endale kahju teha. Ja nii jälle klišeena, kui see tundub, aga hingamine on siin lihtsalt nii tähtis asi.
et hingamisega me saame päriselt, kui sul on, ütleme, ja mul on siin nagu niimoodi saates on keeruline seda selgitada, aga kui sul see kurv on paremale, siis tähendabki see, et ütleme selja tagant vaadates on kurv paremale, siis vasakult poolt on see kops hästi kokku surutud ja nüüd me ütleme seal tunnis me tegeleme hästi palju sellega, et sinna vasakusse kopsu hingata, sest kui sa selle kopsu nagu teadlikult hingad nagu õhupalli täis, siis sul hakkavad vaikselt need teise poole need roided siis jälle avanema, need, mis on kogu aeg niimoodi kokku surutud olnud. Aga me seda hingamist suuname igasuguste kavalate nippidega, nii et võib-olla see, ma ei tea, kui hea soovitus see niimoodi kusagilt... Tegelikult praegu ma proovin, siis tegelikult on täitsa võimalik ju, et ongi see hästi teadlikult kontrolloogia kaudu hingadki ühte kopsu poolde rohkem. Sest ilma sellele mõtlemata, kui sul on skolioos, siis alateadlikult sa hingad alati sinna, kus sul see vabam tee nii-öelda on, kus sul see kopsul on ruumi ja teine kops on siis alati nagu kokku surutud. Nii et sealt juba see vabanemine hakkab pihta, nii et hingamisega ja tõesti igasuguste kummilintide ja pallidega me hästi palju tegeleme selle hingamisosaga, et deroteerida see selg siis natuke paremasse asendisse tagasi. Mina olin ju tavalises grupis, et meil ei olnud seal skolioosi kallakut ega midagi, et aga sa ikkagi alustasid kogu aeg selle, ma mäletan ka hästi palju, meil oli seda selgroo venitust. Ma tahaks selle juurde ikkagi tagasi minna, sest sa võid öelda, et selgroo venitus, aga ma tean seda, et see, mis sina minuga tunnis tegid, oli teissugune kui lihtsalt venitama selgrooga. Et kui sa nüüd üritaksid lihtsalt inimesele nagu siin läbi selle mikrofoni selgeks teha, et mismoodi sa siis tunnetad seda selgroo venitust või kuidas see nagu lihtsalt hommikuse praktikana võiks kas või välja näha? Ma ütleks, et seal on hästi palju, seal on vaja kujutlusvõimet, et see lihtsalt aitab, ma arvan, kõige rohkem ja üks hästi armas klient, kes mul on kusagil, ma arvan, et aastaid hiljem, kui ma olin talle tunnis ühe nagu vihje andnud, siis ta aastaid hiljem ütles mulle, et ma siiamaani mõtlen selle peale, et ma olin siis öelnud tunnis, võib-olla ma ütlesin sinu tunnis ka, et kui me alguses seisime püsti, et tõstab kõrvatipud taevasse või pealagi taevasse ja ta ütles, et tead, siiamaani see aitab mind kogu aeg. Et niisama seda teha, niisama püüda sirutada, ongi, võib-olla jääb nagu poolikuks ja isegi see taevasse, see nagu viide on ka võib-olla vähe, aga tegelikult me nagu tunnis on meil selleks vedrud ikkagi suuresti, et me sudime sinna millegi vastu, mille osas meil on tagasiside, et kas ma siis päriselt ka sirutasin ülesse. Nii et see on suur asi. Mäletan vist õigesti, et kui me seisime, siis õlad tegelikult pidid olema hästi lõdvad all ja sellel hetkel nagu see nagu on, keha mäletab, vaata, see on samamoodi selle kukkumise ajal, et kui sa oled ikkagi teinud neid asju, siis tegelikult nagu kehas on see mälu olemas, sest ma olen Pärnus elanud nüüd juba ju peaaegu 7 aastat, et sellest on ikka väga kaua aega möödas, kui ma sinu tundides käisin, et praegu nagu nii tuli meelde see kõrvade sirutamine taeva poole. Ja tegelikult see ei ole keeruline ja ei ole ka mingi selline voodoo on ju, et ei tea, et ma nüüd pean kujutama ette midagi, manifesteerima endale kuidagi, et ma nüüd kasvan pikaks, on ju, et seal on väga reaalsed füüsilised liigutused ja justkui nagu ongi füüsika selle taga, et jälle, kui sa vedrud venitad ülesse poole, mis on päeva jooksul kokku vajunud, siis ta lähebki sirgemaks. Ja just see, et meil tihti, kui me tahame ennast sirutada, siis me olemegi harjunud seda õlgadest tegema niimoodi ja siis me ei saa seda tulemust, sest tegelikult see pinge läheb hoopis palju suuremaks. Aga see, kui õlad lähevad alla ja tõesti nagu sa tõstad selle pea sealt välja, siis sa võid juba läbi terve selle lülisamba tunda oma venitust. Ja lisaboonusena sa tunned ennast kohe hoopis teistmoodi. See kuidagi nagu, ma ei tea, siuke enesetunde muutus on absoluutselt, sest me oleme üldiselt sellises nagu kössis just ja me kõnnime tänaval niimoodi ja siis välismaalased, kes mul trennis käivad, nemad on teinud tähelepaneku eestlaste kohta. Ütlevad, teil on siin 7 kuud on siukest hullu ilma, et teil on suured need joped seljas on ju nagu pole ime, et te nagu ettepoole niimoodi kössis olete, et näed, võib-olla on sellest kliimaveetmest ka tingitud natukene. Kas on midagi veel, mida sa tahaksid kuulajale kaasa anda, millest me ei ole rääkinud? Ma tegelikult natukene seda mainisin juba korra, aga ma tahaks hästi inimestele panna südamele seda, et ükskõik, mis treeningut te teete, see ei pea olema kindlasti pilates, et mõtle alati selle nagu kasule oma igapäevaelus.
et ära isegi jõusaali mine tegema seda ühte harjutust niimoodi, ma tegin täna selle harjutuse ideaalselt või siis umbes materdad ennast, et see harjutus mul küll hästi välja ei tule. Aga kõik, mis sa oled selle harjutuse hästi välja tulemiseks teinud, need on juba tegelikult aidanud sind sinu igapäevaelus just selleks, mis sinul vaja on, olgu sa tudeng või pereema või tippsportlane, et ära kindlasti jää kinni nagu selle nagu trenni tegemise mingisuguse sellise mõtte peale, et ikkagi alati, kuidas see trenni väliselt sind aitab. Mind on see hästi palju ka nagu motiveerinud, et ma ei tee mitte seal stuudios käimise jaoks, vaid ma sealt saan nagu selle kasutusjuhendi oma kehale ja siis ma lähen ja kasutan seda nagu igapäevaelus. Ja mõtle pikaealisuse vaatenurgast ka on ju, et sa ikkagi jaksadaksid, ma ei tea, lennukis tõsta oma kohvri üles ja... Absoluutselt. Ja just, et sa ei oleks abitu nagu väga, mitte varajases eas, aga ma plaanin ikka 100-aastaselt enda eest väga hästi suuta hoolitseda, et kui just midagi ei juhtu, mis on minu nagu võimekusest väljaspool. No regrets on ju. Just, jah. Kus sind leida võib? Ma arvan, et mind on kõige parem ja eriti skolioosi teemadel ja kus ma võib-olla kõige aktiivsem täna olen, on Instagramis. Nii et ma sinna tõesti üritan valada välja kõik oma teadmised, et ma ei hoia isegi midagi tagasi, et sealt kaudu saab minuga võib-olla kõige paremini ühendust, et sealt samast võib kirjutada või meili. Jah, ma panen selle sinna alla, mis see siis on, saate tutvustusega, Skolifox on. Skolifox. Jah, sinna. Ja stuudio on sinul Kadriorus, Tallinnas. Aga kas, see ei ole või, tahtsin öelda, kas veebis on ka sul midagi, aga see ei ole sama. Olgem ausad, ta ei ole sama, aga ma olen küll välja reklaaminud ja ma tean, et nii skolioosiga kui mitte skolioosiga saab online'is teha. Tegelikult, kui sa ikkagi, ma ei tea, Jaapanis elad ja ei leia sealt mitte kedagi, kes sind aitaks, siis koroonaaeg näitas ka, et tegelikult ekraani vahendusel on hästi palju võimalik teha, et ma otseselt ei propageeriks seda, et nagu ära tule kohale, vaid teeme kusagilt on ju kõrvalmajast, et sa oled oma toas lihtsalt. Kui vähegi võimalik, mine alati Pilatese stuudiosse kohale, aga et saab teha ka online'is. Sul on siis skolioosi fookusega ka juba veebis mingisugused harjutused või see ongi täpselt see, et lihtsalt peaasi, et sa teed oma kehaga midagi? Jah, ma seal Instagrami lehel mingeid pisikesi väikseid nippe olen jaganud ja plaanin seda jätkata, nii et jah, aga seal on väikseks eelduseks see, et sa tunned oma seda kurvi, et see ei ole inimestel ühtemoodi ja kõige parem oleks, kui sul on röntgen, kui ei ole, siis saame natukene mingeid teisi otseteid ka leida sinna. Kui keegi on näiteks nagu mina on ja elab Pärnus, siis tegelikult kas ideaalis on see, et ta ikkagi näiteks tuleb sinu konsultatsioonile ja siis mingi tegevuskava ta saab kätte, et siis ta saab kas või kui ta käib Pärnus Pilatese trennis, et siis ta teab täpselt seal, mida siis fookuses hoida. Just, ma kindlasti soovitaks vähemalt ühe korra ja niimoodi nagu näost näkku ikkagi saada kokku ja siis ma saan teha igasuguseid jooniseid ja soovitusi ja kõik asju, et sealt võib lõppkokkuvõttes paras selline ka manuaal tekkida, et mis just sinu keha jaoks oleks vaja teha. Selleni välja, millise külje peal sa võiksid magada. Ja stuudio, kus sa teed, on Pilates Season? pilatesseason.com on jah see nagu kodulehe aadress, et aga seal ma ei ole nii aktiivselt olnud, aga sealt saab mind kätte kindlasti ja leiab selle asukoha üles. Nii lahe, et skolioos sind üles leidis selles mõttes, et see sind niimoodi kutsus ja et inimesed tegelikult näitasid sulle, kuhu suunas on vaja minna. Sest ma olen hästi nõus, et neid vahest on nagu hirmus, on ju ettevõtjana, ma lihtsalt tean, on hirmus võtta mingi nišš, et sest Eestis on nii vähe inimesi ja siis, et kuidas sa siis nagu lähed veel hästi nišikaks. Ja samas on see nii vajalik, sest just nemad on need, kes vajavad rohkem individuaalset tähelepanu ja samas kellele seda ei anta, sellepärast, et kedagi pole, kes on ennast välja õpetanud selles osas. Nii tore, et ka elu mind sinu juurde tõi, et ma olen selle üle ka nii õnnelik endiselt 9 aastat hiljem. See oli tõesti ammu jah, et kui sa tahad, et ma meenutaks mingeid asju, mis sinu kehas olid, siis väga palju ei meenu ausalt öeldes. Ja, õnneks mina mäletan. Ja aitäh sulle. Aitäh, Helle. Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Kui sa tead kedagi, keda see
skolioosi teema puudutab, siis kindlasti jaga temaga. Kui sa tahad lihtsalt, et inimesed teaksid rohkem, mis on Pilatese võlu ja ilu, siis samuti jaga. Kui sa soovid rohkem kursis olla, mis saated on tulemas, mis küsimusi ma võiksin küsida saatekülaliste käest, siis ka mina olen Instagramis Terviseprogress nime all, nii et julgelt kirjuta ja jaga. Ja mis siis muud kui järgmise korrani.